Ma panen siis salvestuse käima ja pärast saate seda järgi vaadata. Et me eelmine kord teiega rääkisime ruutvõrranditest. Et kui me siin teeme X ja Y telge, ma ei tee neid nooli siia ja ei joonista nulli, mida peaksin tegema. Ja kujutan siia ühe parabooli. Tegelikult 3 erinevat parabooli. Et näiteks üks parabool on selline, ehk siis parabool on avatud üles, A on nullist suurem ja teine parabool on avatud alla, A on siis nullist väiksem. Nii, aga mõlemad paraboolid siin ei puutu X telge. Ehk siis nende paraboolide diskriminant on nullist väiksem. Nii, võtan järgmise värvi, rohelise, ja joonistan 2 parabooli, kus nad puudutavad X telge ühes kohas. Üks parabool on avatud üles suunas, teine parabool on avatud alla suunas. Ja sellisel juhul diskriminant on võrdne nulliga. Ja kolmas parabool on selline, mis lõikab X telge 2 kohas. Üks on ülespoole avatud, teine on allapoole avatud. Aga siin esimesel on A suurem kui 0, teises on A väiksem kui 0 ja mõlemal on diskriminant positiivne. Mõlemal on diskriminant positiivne ja selle põhjal saab siis otsustada, et mitu nullkohta sellel paraboolil on. Et kui näiteks me avastame, et ruutvõrrandil on positiivne diskriminant, siis kui me siis hakkame sellist asja tegema, siis tulevad kindlasti 2 numbrit X teljele. Kui me avastame, et parabooli diskriminant on võrdne nulliga, siis X teljele ei tule mitte ühtegi numbrit ja kõik väärtused on siis kas positiivsed või negatiivsed. Kui parabool ei puutu X telge mitte üheski punktis. Kui paraboolil on diskriminant võrdne nulliga, siis on olemas ainult üks nullpunkt ja ikkagi kõik väärtused on kas positiivsed või negatiivsed, sellepärast et parabool ei lähe teisele poolele üle. Et see parabool jääb ainult X teljest ülespoole ja alumine parabool jääb X teljest allapoole. Ja ainuke on ainult üks punkt, millega ta puudutab seda X telge. Nii, ja siin kohas palun võtame sellise väga lihtsa võrratuse. Kas te praegu näete ekraani pilti ja neid graafikuid ja paraboole, mida ma joonistasin? Okei. Et võtame selline lihtne ruutvõrratus, X ruudus pluss 4X miinus 5 on suurem kui 0. Nii, et mida me siin siis teha saame? Et ilmselt on tegemist mingi parabooliga, sellepärast et on olemas X ruudus. Vahet ei ole, mis siin kirjas on, kui suur see A on, aga kui X on ruudus, siis tegemist on ruutvõrrandiga ning me peame ruutvõrrandi lahendeid leidma diskriminandi ja X1-2 abil. Valemid olid siis sellised, et ma ei tea, proovige kasutage 2 erinevat valemit, mitte ärge toppige nüüd nagu diskriminanti sinna X1-2 sisse, vaid lahendage eraldi. Ja miks eraldi on hea lahendada, on see, et kui te näete, milline on diskriminant, kas negatiivne, nulliga võrdne või positiivne, siis te saate kohe vastuse, et mitu
mitu lõikekohta sellel paraboolil on, et kus ta seda x-i telge lõikab. Ja diskriminandi valem oli siis b ruut miinus 2 AC. Nii, ja noh, esimese asjana siis paneme siis kirja x ruudus. Kas on mingi küsimus või? Jaa, ma ei tea, miks ma seda 2 kogu aeg kirjutan. b ruudus miinus 4 AC. Nii, ja paneme siis see ruutvõrrand võrduma nulliga, siis me hakkame otsima nullkohad, ehk siis kohad, kus parabool lõikab x-i telge. Ja siit tuleb meil siis A, mis on 1, B, mis on 4 ja C, mis on miinus 5. Ja leiame diskriminant. Ja see on siis 4 ruudus miinus 4 korda 1 korda miinus 5. Mida? Nii. Ja mis me tulemuseks siia saame? Noh, 16 miinus 20 on 36. Ja siis kohe seda sa ei kirjuta, vaid mõtetes paned kirja, et ruutjuur 36 on 6. See on see, mis sul peas toimub, et ahah, 36, 6 korda 6 on 36. Nii, diskriminant on positiivne. Järelikult, milline parabool meile sobib? Kas punane, sinine või roheline? Diskriminant on positiivne, ta on suurem kui 0 ja sobib siis sinine parabool, ehk siis meil on vaja leida kaks x-i telje lõike kohta ja parabool lõikab seda siis kas sedapidi, või sedapidi. Kui parabool on avatud üles suunas, siis need väärtused tulevad sellised, kus siin on positiivne osa, siin on negatiivne osa ja siin on jälle positiivne osa. Kui parabool on avatud alla suunas, siis vasakul on negatiivsed numbrid, keskel on positiivsed numbrid ja paremal on siis jälle negatiivsed numbrid. Piirkonnad. Et millise me siin siis valime? Et nüüd hakkame mõtlema. Meil on selline valem x ruudus pluss 4x miinus 5. Tekitame siia selle x-i telje. Paneme kindlasti 2 punkti siia kirja. Et parabool lõikab x-i telge 2 punktis, sellepärast et diskriminant on positiivne. Ja parabool on avatud, kes ütleb, kas üles või alla suunas. Parabool on avatud üles, sellepärast et A on positiivne. Et siin on A, B ja C. A on positiivne, nii et parabool on avatud üles suunas. Nii et meile tulevad siis sellised väärtused. Selline kõver tuleb siia. Et kõik, mis jääb selle x-i, esimese x-i ja teise x-i vahele, on negatiivne ja kõik, mis jääb enne esimest x-i ja peale esimest x-i on siis positiivne. Meie otsime siis selliseid x-i väärtuseid, kus parabooli tulemus on positiivne, on suurem nullist. Järelikult meid huvitavad need piirkonnad. Ja kuidas me saame teada, et kus kohas see parabool lõikab x1 ja x2? Et lahendame lihtsalt ära
x12 valemiga, mis oli siis miinus b pluss miinus ruutjuur diskriminandist jagatud 2a-ga. Ja paneme numbri tasemele, et siis esimene x1 on siis miinus b, mis on siis miinus 4, pluss ruutjuur 36, mis on 6, jagatud 2 korda 1. Ja tulemuseks saame miinus 1. Oota. Jah. Miinus 4 plus 6 on 2. Jah, pluss 1 saame. Nii, ja leiame x2. x2 on siis miinus 4, miinus 6 jagatud 2-ga ning tulemuseks saame miinus 5. Paneme see siia teljele kirja. Miinus 5 on siin ja 1 on siin. Ning vastus, et kui on antud selline ruutvõrrand x2 pluss 4x miinus 5 ja küsitud on, et milliste x-ide juures on terve ruutvõrrandi tulemus positiivne, ehk siis suurem nullist, siis x-id kuuluvad hulka. No mis siin tuleb? Siin tuleb 2 hulka. Miinus lõpmatus kuni miinus 5. Ja miinus 5 ei ole kaasa arvatud, sest miinus 5 juures on y võrdne 0. Et see meile ei sobi. Järelikult on ümarsulg. Ja 1, mis ei ole kaasa arvatud, kuni lõpmatus. Selline tulemus. Ja see oli tegelikult ülesanne See oli ülesanne 486. Esimene. Nii. Ja paneme kirja sammud, mida me siin teinud oleme. Et esimene samm, mida sa teed, on diskriminant. Et kas on 0, positiivne või negatiivne. Teine asi, mida me vaatasime, oli siis A, kas on avatud üles või alla. Kolmas punkt, mida me teeme, on x-telg, pigem siis esialgne x-telg. Esialgne x-telg on siis see, et me teame, et diskriminant oli positiivne, järelikult parabool lõikas x-i telge 2 punktis. Ja me vaatasime, et A oli positiivne, et parabool oli avatud ülespoole
ja panime siis esialgse sellise kõvera, kus me ei teadnud, millised need x-i väärtused on. Ja 4. punkt, mida me tegime, on leia 0 kohad. Ja kui need 4 punkti on tehtud, siis meil on olemas võt see x-i telg, kus me väga selgelt näeme vastust, et kuna me otsime positiivsuse piirkonda, siis positiivne on see parabool miinus lõpmatusest kuni -5-ni ja -5 ei ole kaasa arvatud ning 1-st lõpmatuseni ning 1 ka siin ei ole kaasa arvatud. Ja viimane asi on siis vastus. Ja vastus on täpselt see siin. No proovime veel midagi lahendada. Võtame 7. Ülesanne 486. Kas me läheme siit edasi praegu? On kellegil küsimusi veel? Nii, et jälle positiivse diskriminandiga on 2 lõikekohta, 0 diskriminandi juures on 1 lõikekoht ja negatiivse diskriminandi puhul ei ole üldse lõikekohti, et kogu see parabool on kas positiivne või negatiivne. Nii, vaatame 7. See on 486 7. Mida? Nii. Miinus 2x ruudus pluss 3x pluss 2 on väiksem või võrdne 0-ga. Ja toome need sammud siia, et mis me siis tegema hakkame. Esimese asjana otsime diskriminant. Diskriminandi valem on b ruut miinus 4ac ehk siis b, mis on 3 ruudus miinus 4 korda miinus 2 korda c, mis on 2. Nii, ja mis me siin tulemuseks saame? 3 ruudus on 9 ja 4 korda 2 on 8, korda 2 on 16. Ja siis 9 ja 16 on siis 25. Ja peas juba näeme ära, et ruutjuur 25 on 5. No jälle, olukord on väga sarnane selle eelmisega, et diskriminant on positiivne, järelikult aga A on nüüd negatiivne. Et parabool lõikab x-i telge 2 punktis, aga kuna A on negatiivne, siis parabool on avatud alla suunas. Nii, esimene punkt, diskriminant on negatiivne, positiivne. Nüüd A on negatiivne, parabool on avatud alla. Ja teeme kolmas punkt on, teeme esialgse x-i telje. Ja kanname siia siis 2 punkti, kuna diskriminant on positiivne ning parabool on avatud alla suunas.
Ja palun pane tähele, et siin on väiksem või võrdub. Et siis x kohad on kaasa arvatud. Et 0 kohad on siin kaasa arvatud. Ja ei jää mitte midagi muud, kui leida see 4. punkt, leida siis 0 kohad, x1 ja x2. Nii, no mis me teeme? -3 pluss ruutjuurdiskrimineandist, mis on 5. Ja seda jagame siis 2 korda -2. No palju me saame? -3 pluss 5 on 2 jagatud -4 on siis -0,5. Ja x2 on siis -3 miinus 5 jagatud -4, mis on 2 korda -2. Ja tulemuseks saame -8 jagatud -4 on 2. Ja paneme siia kirja. Siia tuleb -0,5. Ja siia tuleb 2. Ja otsisime meie siis negatiivsuse piirkonda, et milliste x-ide juures parabool on 0-st väiksem. Ja need on need siin. Et siis x kuulub, ja nüüd vastus, x kuulub hulka miinus lõpmatus kuni -0,5, kus -0,5 on kaasa arvatud ja 2, mis on kaasa arvatud kuni lõpmatus. Nii, sellised 2 ülesannet. Palun lahendage vihikusse ülesanne 486 ja tunni lõpuni peaksite tegema siis nii palju, kui jõuate. Need, kellel tundub lihtne, alustage ülesandest 9 ja 10, seal on vaja sulud lahti teha. Ja näiteks lahendame ülesanne 486 teine võrratus. X ruudus pluss 4x pluss 5 on väiksem kui 0, ehk siis meil huvitavad need parabooli piirkonnad, mis jäävad x-i teljest allapoole. Ja võtame siis meie need sammud, et esimene samm on siis leida, kas selle ruutvõrrandi diskriminant on võrdne 0-ga, positiivne või negatiivne. Diskriminandi valem oli b ruut miinus 4ac ja vastavalt siis paneme numbri tasemele, mis on siis 4 ruudus miinus 4 korda a ning a on siin üks nähtamatu 1, 4 korda 1 ja korda 5. Siin saame 16, siin saame 20, 16 miinus 20 on miinus 4. Ja see on siis see huvitav olukord, kus diskriminant on võrdne miinus 4-ga, ehk siis diskriminant on negatiivne ja negatiivse diskriminandi puhul meid huvitavad paraboolid kas siis see või see. Ja kuna a on selles ülesandes positiivne, siis parabool jääb x-i teljest ülespoole. Parabool on avatud ülespoole.
Nii, diskriminant on negatiivne, väiksem kui 0 ja A on positiivne. Järelikult me võime teha selle esialgse x-i telje ja siia ei tule mitte ühtegi 0 kohta, sellepärast et negatiivse diskriminandiga parabool ei lõika x-i telge mitte üheski kohas. Et terve parabool on kas positiivne või negatiivne. Meie parabool on avatud ülespoole, järelikult järelikult terve see parabool on positiivne. Ja siit me näeme, et mitte ühtegi parabooli osa, mis jääb negatiivseks, ei ole ning selles ülesandes lahendid puuduvad. Et vastuseks võibki kirja panna, et lahendid puuduvad.